kõik sünnivad, käivad koolis, käivad tööl ja surevad. See ongi kõik. See vaevas mind see küsimus. Ma mäletan, ma olin 16 aastat vana. Ma olin oma ema toas ja küsisin, et kuule, et miks ma siia sündinud olen. Mis kogu selle asja mõte siin on. Ma vaatasin ühte oma sõbra isa, kes hommikul tõusis ülesse, kes tööle, tuli tööd koju, võttis väikse päevaune, siis tuli ta naine koju, söögi valmis, nad sõid, vaatasid Vreimat õhtul, läksid magama, see oli esmaspäev. Teisipäev, mees tõusis ülesse hommikust, läks tööle, tuli tööd koju, võttis väikse päevaune, kuni naine koju tuli süüa tegi, siis nad vaatasid koos telekat, siis ta läks magama. Kolmapäev, hommikul läks tööle, tuli tööd koju, võttis väikse päevaune, siis tuli naine koju tegi süüa, vaatasid telekat, läksid magama. Ma vaatasin sellist elu, mõtlesin, kas see on kõik, mille nimel siis nüüd elada. Asi, mis pakkus leevendust või vaheldust, oli see, et sai ennast täistamata. Sai juua, õlut ja viina. Ma vaatasin kogu seda värki ja vaatasin inimesi enda ümber, kes siis kiitlesid ja rääkisid sellest, kui palju nad jõid ja millise naisega nad said koos ära minna. Ma vaatasin ja mõtlesin, et ma olen praegu 16 või 17, ma teen selliseid asju. Kui 40 aastast seda ikka teevad, et see on Jüri. Siis ma läksin ülikooli või Tallinna Polütehnilisse instituuti ja siis sattusin üht imelikku kohta mingisuguse mehe juurde, mis siis tuli välja, et see on kirik. Ja läksime selle mehe juurde ja meist tõi ukse lahti ja ma võtsin siukest olendit enne näinud, ta oli pikad loksi uksed, ruuduline pintsak, kollased dressipüksid. Ma mõtlesin, et enne, eks see on Krista, see on mingisugune vend see. Siis see on maha. Ta ei rääkinudki eriti midagi, ütles tere, pani maki käima. See oli üks kristlik heavy metalli bänd. Vaatasin seda kuhu ja mõtlesin pakuli, et äkki ma ikkagi kuulan, mis tal öelda on. Siis ta hakkas rääkima. Ja rääkisin sõnu, mida ma tegelikult enne olin ka vahest kuulnud, et Jumal armastab sind. Tahaks sinuga suhelda ja siis ta küsis, et kas ma tahan, ma mäletan, mis ta küsis, kas ma tahan lepingut teha Jumalaga suhelda, ma ütlesin, no okei. Siis ta vist panetis minu pärast ja siis äkitselt ma tundsin midagi sellist enda sees. Kuidas ta tegi, ma tundsin enda sees midagi sellist, see oli teissugune kui alkoholikaif või tablettide kaif. See oli teissugune kui adrenaliin peksab siin, see oli midagi reaalset, midagi tõsist ja midagi, mis oli lahe, mis paelus mind. Ja siis ta veel vaatas mulle otsa ja ütles, et kuule, et kui sa nüüd siin käisid, nüüd peaks nagu kogudes ka hakkama käima ja ma mõtlesin, ja. Ma vaatasin talle otsa ja mõtlesin, et samas see tunne, see oli nii ehe, tema oli nii reaalne, ma mõtlesin, et ma ei saa teda petta, ma pean olema aus. Ja siis ma tegelikult hakkasingi käima vaikselt. See feeling, see jäi mulle meelde, see oli midagi sellist, mida ma polnud kunagi enne kogenud. Kui ma olin väikes, ma kasvasin üles sellises antikommunistlikus vaimus. Mu vanaema saadeti Siberisse, siis mu vanaisa saadeti vangilaagrisse. Mu vanaisa ehtis maja ja pagari tööstuse, see võeti ära. Ma kasvasin üles nii, et ma ei saanud rääkida omal maal oma enda keelt, mitmes asutasin pidi vene keelt rääkima. Ma kasvasin üles nii, et seal kandis, kus ma elasin, me kaklesime aega, et ma ei olnud küll mingi kakleja, aga aegad tuli elu eest võidelda või siis jalgadel valu on, mitte vene poiste, kes teksa saada. Ja see hängistas mind, mul üks vabadus ja ma vaatasin noori inimesi enda ümber, soomlasi, rootslasi, kes saavad reisida, saavad teha, mis nad tahavad. Ja see janu süvenes, mina tahtsin ka olla vaba. Mul oli plaan ja plaan oli see, et ma põgenen ära. Küll ma mõtlesin, kuidas huuda ja süsteemi teha välja. Siis ma mõtlesin, et võtan Soome naise. Kui ma võtan Soome naise, võtan Soome. Ja kui ma läksin sinna põrandaalusesse liikumisse, usulis-poliitiline liikumine, nagu Mart Laarves oma raamatus kirjutas selle kohta. See toimus sellised erinevad asja, kui üks lahe asi oli see, et kuna noores on selline mässumeelsus sees, siis me saime selle suunata valitsuse vastu ja ma andsin seal allkirja, ma ütlesin lahti Nõukogude Liidu kodakondsusest. Saatsime need teatada meie valitsusele, Nõukogude Liidu valitsusele, Ameerika valitsusele ja siis läks kogu trall läks lahti, siis kutsuti meid KGB-sse. Mu isa kutsuti välja dekaani juurde, ähvardati öeldi, et kui ma selle jamaga jätkan, siis nad peavad võib-olla välja viskama. Ja samal ajal veel Nõukogude sõjavägi tahtis mind enda ridadesse, mida ma vihkasin mõnda naarmeesse, mida teenima seda võimu, kes minu rahvast ja maad rõhub. Siis käis selline võidujooks, et kas ma saan enne minema või võetakse nüüd sõjavägi enam. Ja siis mingi imekombel paar aastat siuke trall käis ja siis mingi imekombel ma saimegi minema.
siis üks hetk ma avastasin, et ma olen Los Angeleses, ma olen rannas, ma vaatan neid tohutult suuri laineid, ma vaatan surfareid, mul olid klapid peas, kuulsin musa, siis mul tuli meelde. Mõni aeg tagasi unistasin kongisse sest vabadusesse, kui janu, isu ja soov oli minu sees. Ajasin ise oma asju ja ei jõudnud mitte kuhugi. Ja siis ma läksin, liitusin selle põrandaluse kogudusega, hakkasin jumalaga asju ajama. 2 aastat hiljem ma jalutasin mööda, samal ajal kui siin oli Nõukogude võim, ma jalutasin mööda päiksepaistes Los Angelesi randa. Ja ma saan aru, et vaata, et kui sa oma sammu sead koos jumalaga, siis su teekond läheb korda ja su südame igatused täituvad. Lahe on olla 43-aastane, on olla abielus 2 lapse isa, tunda elustada tema. Mina totaalselt kaifin seda, et ma olen saanud käia koos jumalaga. Tema plaani pidi, tema mõtteid ja tema sõna arvesse võttes. Minu elu muutnud. Mina olen Hannes Hermaküla ja see on minu lugu jumalaga.